Halloo? Hallo. Kas Moost ja Tiit Seikki kuuleb? Jaa, täpselt nii, Viinauva. Teitse kuuldel. No vot, kuidas sul läheb siis? No mis ikka, sügis hakkab kätte jõudma ja väiksed toimetan ja kohustusi palju, nii nagu alati. Kuidas need esinemistega nüüd on, et on neid ka tulnud? No väiksed erapeod, et praegu nagu avalikke pidusid ei ole nagu eriti hetkel tulemas, kuid jah, ei tea ju vaata, et siin salongis on ju veel kokku leppimata, et mis ja milline üritus üldse seal oktoobris toimub, seda veel ei tea. No ma võin saladuskatte all öelda seda, et Tiit Seikist saab ka nii-öelda pulmaisa või pulmavanem. Jaa, on tulekul ja siukene Eesti-Vene pulm. Ühe minu töökaaslase poja tütre pulm vist, nagu ma aru sain. No ma olen ennemgi pulmades olnud, et see ei ole minu nagu uus teema, aga ütleme, noh, lubatud on esineda ja siis ütleme mängud, pulma traditsioonid nii nagu alati ja ka ütleme kõigile midagi. Et täpselt nii. Nii et kutsuge ka Tiit Seiki pulma juhiks ja pulma laulikuks. No mina käin igal peal, kus kutsutakse. Olgu need pulmad või matused, no õnneks ei ole matustele kutsutud. Jah. Ja praegust on 2 üritust nagu Pärnumaalt, ühesõnaga Pärnumaalt võiks neid üritusi veelgi olla, nii et kui mõned, ma olen ka Pärnumaas erinevatel kultuuriklubidele ja värkidele saatnud nagu teateid ja sõnaga, et Tiit Seiki võiks kutsuda. On väga palju kirjutatud, on küsitud avalikke üritusi, et just, et kas siis sinuga koos või siis ilma. Aga noh, praktiliselt mingi takistus seal ees on, et ei tea, et ju me siis pole A-klassi Jaa. Tissid või ütleme, nagu ütleme, staarid, et. Hallo, jah, ma kuulen. Hallo. Vahepeal siin jupsib natukene. Jaa, et sul seal Viinauval veel levilekib, jupsib midagi jälle. Jah. Et mul siin hakib täiega, et ei saa aru vahepeal siin, mis. Et kordame su... Et Pärnus võiks tulla küll üritusi, et siin on küsitud, et kuna seal kandis avalike üritusi on, et eelmine üritus ju, mis seal oli, siis oli ju saal püsti rahvast täis ja ju väga palju noori ukse taha. No vot. Nii et Pärnu klubid ja ürituse korraldajad võiksid Tiit Seikiga ühendust võtta, kutsuda Tiit Seikit ja võib-olla ka Illar Kohvi sõnaga vahele üritusele esinema. Kas nad nüüd on ju julge või siis kardavad on ju oma maine pärast, no vot ei tea. Aga tegelikult see on väga vale, et kui nii kui rahvas soovib ja nii kui meie oma tööd teeme ja tegelikult ju ütleme, klubid ja pubid ju ise võidavad selle pealt, et mida rohkem rahvas, siis nemad ju teenivad. Ja nüüd suvi on peaaegu ühel pool, astroloogiline sügis algus on natukene aega veel, aga jälle, kui sa nüüd meenutada nüüd lõppenud või lõppevast suvest mingisugune põnev üritus, et milline see oli nagu sinu arvates? No ma võin öelda, et raudselt 100% ja ütleme kõige pöörasem etteaste minu poolt võib-olla oli püssipungil. Et nende punkarite vastu ikkagi ei saa, et nad on nii üliägedalt, ülilahedalt, ülivinged, ülisõbralikud ja see, kuidas seal ütleme selle suure südamega seda üritust korraldati, mille vastuvõtt, et seda ei saa nagu sõnadusse panna.
ja samuti ka ütleme seal Napsitalus Lillikülas oli niisugune tore vastuvõtt ja siis jaa, ega ma ei ütle teiste kohta täpselt samamoodi halvasti, et olgem ausad. Ja ka Viljandimaal see Olstresse lubati tagasi kutsuda, ma ei tea, kas just Olstresse, aga Viljandimaal kindlasti, et me käisime seal ka esinemas ja siis juba plaanivad uut pidu meiega ka korraldada, ühesõnaga, et pidi olla niisugune mõte. Vot seal Olstres oli küll, ütleme, oli niisuguse laulutüdrukuid, kes sobiks lausa meiega duette laulma, et on mida meenutada, tegelikult igast peost ju saab tükikene kaasa võtta ja igast peost on midagi meenutada, et see suvi oli töörohke suvi ja tegelikult kõik peod on ikkagi erilised ja meelde jäävad, et ei saagi võtta nüüd just, et üks ja ainus sealt ütleme peost välja sorteerida, et see on ka vale. Aga jah, paraku üks üritus, mis oli üle kõige, oli ikkagi püssipunk, et vot selle vastu nüüd keegi teine see suvi ei saanud. No vot seal kantisin suisa kätel. See oli pigane põnev näha, kuidas kätel kanti. Et ja muidugi oli see ka, et mul olid endal lapsed kaasas, et vot see oli üks ütleme kõige mälestuste rohkem hetke, et lapsed kõike nägid seda, et mida paps lava peal teeb ja tegelikult oli see väga niisugune emotsionaalne ja ütleme energiat täis üritus. Ja kordame su kontaktiga üle jälle, kuhu saab, nüüd on õnneks on sul see, ajutiselt oli sul see kodulehekülg maas, aga nüüd on õnneks korras jälle, et www.ejoteiki.ee, ühesõnaga sellega saab kontakti võtta. See lehekülg kuskil ei kao, et vahepeal mõtlesin küll, et ei ole seda vaja, et samas on ka ju Facebookis DJ Eiki oma lehekülg olemas ja samas on ka ju ikkagi meiliaadress, et eiki.ainsalu@mail.ee. Tahad telefoni ka korrata, ei taha? Ja, telefoni nad saavad juba selle koduleheküljelt kätte, et seda ei peagi ütlema. Ja mis siis nüüd see aasta tuleb uuena, kindlasti kava on novembri lõpust, ütleme kuni detsembri, eks jõuludeni saab ka mind tellida jõuluvanana esinema lausa, et vot siukene, ütleme, firmad ja ütleme seal kodudes jõulupeod või ütleme, no vot niisugused, ütleme, üritused on ka siis oodatud, et eks ma siis lähen ja tegutsen siis lausa erikostüümides, kui vaja, et selline on meelelahutaja elu. Ja tuleb see mõni uus laul ka jälle välja või? No suvelaul on tulekul tegelikult, et suvelaul ei ole veel välja antud, kuigi varsti on sügis käes. Aga noh, kauge see uus suvigi on ja suvi iga inimese südames kestab ju edasi, et suvi ei kao mitte kuskile meie hinges. Et suvi on vast kõige ilusam aastaeg üldse, mis igal inimesel on, et mida meenutada ja mida siis igatseda. Et suvelaule kuulatakse aastaringselt. Jah. No vot ja soovime sulle siis kena laulude tegemist ja üritustel osalemist, nii et ja ootame, et üritusel kutsed tuleb ikka veel ja veel, eks ole, ja siis lastele head kooliteed ja puha, nii et ole siis tubli ja terve. Ütleme viinahauale siis kõik head ja praktiliselt ma arvan, et me kohtume taas ja kohtume õige varsti. Kui ma Pärnus olen, siis ikkagi ma arvan, et sa leiad selle aja ja istu maha ja joome kohvi või teed või ja ajame juttu. No, tšau siis. Olgu, davai, tšau.